Tšauki, tšau, Erike numbrite keel. Paar päeva pole teiega siin käinud vestlemas, Mailaga käisime küll, aga see, mis ma täna rääkima hakkan, siis ma täpselt ka ei tea, mis siit torust välja tuleb. Te ei kujuta ette, ma olen vähemalt mingi 10 minutit mõelnud, et appi mul on nii palju infot, mida ma tahaks teiega jagada. Ja nii nagu 16-l ikkagi omane, siis seda tuleb ikka täiega. Tahtsin veitsa jagada seda oma 2 päeva, mis mul siin on toimunud. Ja ma kindlasti hakkan rääkima sirgiti-sorgiti, nii et kui sa ei ole seda tüüpi inimene, siis ära edasi kuula. Aga kui sul meeldib lihtsalt teha midagi muud kõrvalt ja kuulata mu juttu, siis anna minna. Ja nii, millest ma alustan? Mul on palju mõtteid, väga palju mõtteid. Üks on analüüsidest tahtsin rääkida ja siis tahtsin rääkida, mis viimastel päevadel on toimunud mu elus. Ja ma ei tea isegi, kus see alguse sai, aga tegelikult on kõik see, et vaadake, käis podcastis mul Katri, äkki oli Nurmeots, perekonna nimi on, ja ma loodan, et ta oli Katri. Tema räägib valguse keelest. Meil oli temaga eile siis seanss. Ja eile oli teisipäev, eile oli kolmapäev. Teate, siin maal lähevad päevad sassis. Mul on õnneks kalender, mul on kõik üles kirjutatud, kellega mis ajal kohtumised on. Mul pole elus nii kiire olnud, kui mul praegu on. Kui ma ütlesin elukaaslasele maikuu lõpus, et juuni on mul rahulik, tutkid sulle Vasja. Mul on see nii täis tikitud, et endal läheb ka selline nagu, kuidas ma ütlen, klassikalises keeles süda pahaks. Tegelikult on mul väga hea meel, mulle räigelt meeldib see töö, see elu. See ei ole töö, ma just eile ütlesin mehele ka, et see ei ole töö. See on asi, mida ma armastan. Ma pole elus niimoodi vist nagu täies hiilguses rõkanud. Okei, nii nagu ma ütlesin, jutt hakkab sirgiti-sorgiti minema. Ja need, kellega on siis need seansid kokku lepitud, ehk siis me teeme seal niinimetatud teenuse vastu. Ja mul on tõsiselt suur au ja õnnistus saada erinevaid võimalikke energiaid. Mitte küll kõigilt loomulikult, aga see on täitsa niimoodi. Mina tunnetan ja see inimene tunnetab, et me oleme nagu omad asteed, nagu ma ütlen, jah. No vot, ja siis peale Mailaga videot minu meelest, kui ma ei eksi, kas ma siis tundsin, et mul on vaja oma aega. Oma aeg tähendab seda, see üldse ei johtunud siis Mailast. Lihtsalt kuni arvatavasti ma hakkasin energeetiliselt valmistuma selleks meie eelseks seansiks. Ma nüüd ise tagantjärgi niimoodi seda analüüsin. Ja siis, mis ma tahtsin ütelda? Siin on üks grillkoda, ma hakkasin see grillkoda seespoolt õlivärviga siis tegema. Nii. Eile lõpetasin väljastpoolt. Eks 2 päeva ma olen toimetanud selle asja kallal ja see pisikene putka, mis seal on, võib-olla lähme lähemale, siis see on see, kus niinimetatud pisikene ajutine väliköök, kus kohas ma siis kala puhastan, kui kala tuleb. Mulle meeldib mässata kalaga. Nii ma siis räägin, mis juhtus. Siis mina enam-vähem liigun kogu aeg, mitte enam-vähem tegelikult liigungi kogu aeg YouTube'i maailmas ja viskas mulle üks venekeelne mingi mees ja hakkasin teda kuulama. Ise värvisin kogu aeg. Ja teate, kui huvitav, kogu see värk, tema siis on jooga maailmas ja rääkis siis hingest ja kehast ja üldse siis hingemaailmast. Ja numeroloogias on nii palju kõik seotud sellega, et meie hing valib vanemad ja nii edasi. Vaadake, sealt tulevad välja need karmavõlad ja kõik süsteemid, värgid, särgid. Ma olin täiega omas maailmas. Ehk siis see ei olnud eile, see oli üleeile. Nii. Ma hakkasin kogu seda elu vaatama teise prisma läbi. Noh, muidugi õnneks siis ütleme see, mis mind väga jalad maa peale toob, on see, et on vaja iga päev toimetusi teha. Siis mul on tirtsud, kellega siin mässata. Siis on elukaaslane, kes tähelepanu tahab aeg-ajalt saada. Vot. Ja mis eile juhtus? Eile üldse päev hakkas nii laheda kliendiga. Mul on iga päev kellegagi kohtumine. On need samad videokohtumised. Teate, mis ma ütlen teile nii huvitava asja veel? Jutt hakkab selline, vaata hüppab siia sinna.
ma vist kuskil seda rääkisin ka, see teenus, see videokohtumine, eks ju, tund aega umbes minuga. Ma mõtlesin selle välja, ehk siis inspiratsioon täiega nagu tuli mulle pähe. Mäletan, ootasime ühte podcasti kohtumist, olime autos ja elukaaslane tõmbas väiksed päevauned seal mu kõrval ja ma tunnen täiega, et mul on vaja teha üks teenus, videokohtumine. Nii tegin, andsin need soovid kõik edasi kodulehe haldjale Mirellile, ta lubas ka mul tulla siia ükskord rääkima, vaatame. Ma tahaks väga teid tuttavaks teha, aga ta on ikka üks asendamatu inglikene mul. Nii, tervitan Mirell, kui sa juhuslikult vaatad. Ma tean, et ta on suht kiire elutempoga, et ta ei jõua siia. Aga siiski, kes tunneb Mirelli, tervitage. Vot, siis ütlesin Mirellile, vot nii ja nii ja nii. Koostasin mingi põhiasja kokku, tema alati paneb mul ilusti kõik vormi ja siis saatsin minema ja siis ta ütles, et välja pandud ja siis teate, siis hakkas hirmus. Aga nüüd enamus asjad, mida ma teen, on kogu aeg need kohtumised, lisaks muidugi kõigele muule, mis mul on siis siin. Mul on veel 2 üliarmast abilist. Ma muidu lihtsalt füüsiliselt ei jõuaks. Ja kuna mu elude number on 8 ja mu aasta lõpeb 8-ga, siis on, ütleme, üks tingimus täiega nagu täidetud delegeerimine ja ma olen elupäevad armastan delegeerida. Okei, mingis mõttes ma olen kontrollija, aga ma kontrollin siis, kui inimene on andnud mulle lubaduse, et ta teeb enda elus mingid muutused ja ta ei tee, siis ma olen kurjaks. Et see on ainukene asi, seepärast, et tavaliselt mul on nagu väga hästi vedanud kõik alati, kes on lubanud mind aidata mingi tööga liituvates asjades, teevad seda. Koristuses, kui oli seal mingi 20 inimest tööl, siis läks täiega lappama aeg-ajalt. Ma ei taha isegi mõelda selle peale, just elukaaslasega rääkisime eile, et me ei hakka enam mitte kunagi tööandjaks selles suures mõistes. Kindel ei, vähemalt koristusfääris mitte. Et nii, vaadake hüppas, jah, ja mõte. Eile, mis päev mul oli ja see kohtumine, mis oli mega võimas ja siis ma sain paljudest asjadest aru. Peale seda kohtumist, sain, mis ma sain seal aru, on ju, klient sai ka aru ja saatsime seal õhupalle ja südameid ja said ilusti salvestuse endale sinna meilile ja siis ma alati ausalt öeldes see on nii naljakas, ma ei tea, kus, miks ja milleks, aga ma käin natukene aega läbi kliente oma peas ja siis mu elukaaslane saab aru, et ma olen omas maailmas. Ja see on nii naljakas, nüüd juba veel on 3. aasta ja nüüd ta juba täiega laksab ära selle, et ei ole vaja mind segada mingi hetk. Ja siis ma läksin, siis hakkasin seda oma kalapuhastuskohta seal ja lõpetasin seda grillkoda väljaspoolt värvimist ja värvin ja YouTube viskab mulle see Eeva Lepiku ette, nii. Ja minu eilne päev oli Eeva Lepiku maailmas. No vot, siis oli kõik nagu kaput. Kommenteerige siia. Eeva Lepik käis mul külas ka, peale seda ma olin täiega müüdud. Paar päeva nagu kala. Mitte kala vees, aga kala eksinud, ütleks niimoodi. No nii, eile siis ja eilne minu õhtune päev lõppes sellega, et ma olen veel Kati Torimi Minapildi mentorluse programmis. Ja Kati tuleb homme meile külla. Kas ma ütlesin Kati Torim või? Ma ei teagi, mis ta perekonna nimi on. On äkki Torim? Sorry, Kati. Ma tean, et Kati ka ei jõua vaadata oma videoid, nii et ole hullu, tervitage Katit. Ja siis, oota, mis ma tahtsin ütelda, näete, hüppab kogu aeg, eks ju, las ta hüppab. Ja siis ma hakkasin eile mõtlema, need asjad, mida ma kunagi Kai Oja programmides õppisin, siis need asjad on need, mida Eeva Lepik tegelikult elab. Ja ma mäletan, ma käisin Kai Oja koolitustel, see ei ole üldse reklaam, ma lihtsalt sellepärast räägin, kui te olete ka seal käinud. Siis need on kõik need programmid, mida ammu iidsetest aegadest teatud inimesed juba praktiseerivad. Ja ma mäletan nii hästi, kui kas oli Eeva Lepik ütles ka vaata selle podcasti alguses, muidugi enne me rääkisime palju juttu ja siis me tegime podcasti. Peale seda me rääkisime palju juttu, mitte lihtsalt juttu elust, on ju. Ja mul on selles suhtes väga hästi õnnistatud, et kõik podcasti külalised, siis nagu see on mega energiavahetus, mis toimub.
see on järelikult see koht, kus ma praegu olema pean. Ma ei tea ju ka, mis siit edasi saab kõik. Oota, ja siis Eeva ütles, kui ma küsisin, kes sa oled, siis ta ütles, et tema on ju. Ja nii paljud ütlevad seda, et mina olen mina. Ja see on nagu okei, vaat see selleks. No siis eile oli täiega nagu see õhtu kulminatsiooniks peale seda katitorimiste koolitust veel. Meil oli väga lahe eile, mine pekki, selline chill oli, et ma olin nagu lihtsalt, saate aru, taevas kogu selle, eile ju mahtus siia veel, eile mahtus siia sisse veel see, mis asi see oli, Kadri, see, vaadake, valguse keel või? Ma tõsiselt võin valesti ütelda neid asju, nii et andke andeks. Ma olen rääkinud teile kunagi, et mul oli lugemisraskusi, mul on võõrsõnade, võõrtähtede, kummaliste asjade, mingite värkidega ma ei oska nende nimesid nimetada. See ongi ehk siis minu selline võib-olla võlu või valu. Et seepärast ma võib-olla teie jaoks lihtne olengi, sest ma ei oska neid kasutada, mulle ei jää neid meelde. Ja siis ma lihtsalt ei punnita. Ühesõnaga teate, siis peale seda Kadri oli vist, Kadri Nurmeots, mulle siin tunne, seda seanssi, kes on saanud seda, kommenteerige. Ma eile veel jõudsin ühe väikse sutsaka minna, siis ta YouTube'i kanalile. Vaadake meie podcasti sinna alla kirjeldustesse, ma panin selle tema YouTube'i kanali nime. Siis ta teeb ka sellise väikse sutsu seal ühes oma videos. See oli midagi nii võimast. See oli nii võimas, ma pole elus sellist asja saanud. Ja siis Eeva lepikut veel ka peale on ju, siis ma lihtsalt olin. Õnneks siis, ma ütlen õnneks, mu elukaaslane käis vahepeal kodust ära, ma olin täiega omas maailmas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, ma olen 6 aega siin elanud juba. Ma olen vist 2 korda näinud inimesi füüsiliselt. Ja ma saan aru, nüüd kisub nagu väga kreisiks, eks ju, nüüd tundub, et Ameerika on hull. Ei ole midagi, ma suhtlen iga päev inimestega Zoomis ja kõik on väga okidoki. Ja ma saan aru, et ma jõuan kogu aeg lähemale iseendale. Ja nüüd läheme siis nagu numbrite keele juurde. Nii et nagu ma aru sain, nüüd ma ei tea veel, mis kõik edasi hakkab toimuma, aga hommikul, kui ma üles ärkasin, siis mu peal täiega plahvatas. Ja eile kõige selle taipamise ümber, see, mis oli Kadriga see seanss, siis oli Eeva Lepiku jutte kuulates YouTube'i vahendusel, need viimased eriti, siis üldse nii palju huvitavaid asju oli. Minu taipamises muidugi. Siis nüüd läks mõte lappama praegu, mis ma ütelda tahtsin. Teatud asjad, kui lähevad ära, siis ma mõtlen, et ma ei pea teile lihtsalt ütlema seda. Ja see, kui ma tulen neid asju rääkima, siis mul on selline tunne, et keegi vajab seda informatsiooni. Mul pea plahvatas täna täiega. Mul väga harva, kui pea valutab. Vanasti siis, kui sai natukene alkoholiga liialdatud, ma olen seda lugu ka rääkinud. Et ühes suhtes, kus ma olin väga pikalt, kui ma poleks selle ära lõpetanud, arvatavasti must oleks tulnud bussijaama joodik. Naera, mis sa naerad. Aga kes nüüd kuulis seda. Aga see oli ka millegi jaoks vajalik. Eile siis tulime vestluste käigus ka ühe kliendiga, siis see on nii naljakas, signaal tuli nii väga tugevalt läbi. Kadriga rääkides, Eeva Lepikut kuulates ja siis seal koolituse lõpus veel. Te kindlasti tahate teada, mis kell ma ärkan. Ma ärkan tavaliselt 5 või 5:30. Mul äratuskella ei ole enam peale pandud juba ammu, seepärast, et mu keha lihtsalt ärkab siis ülesse. Ja ma lähen magama mingi 10-11 vahel, tavaliselt see kisub 11 peale. Ja ma olen aru saanud viimasel ajal, et mu alkohol ei ole mu elus juba pikalt olnud aastaid. Lihtsalt läks ise ära. Ja see, mis ma eile aru sain, oli, et on olemas kuradikeeris, kuradimaailm. Ma räägin nüüd hästi lihtsates sõnades. Ma ei oska neid ilusaid sõnu sinna ritta seada. Ja on siis see sinu hingemaailm, vaata, kuhu sa tegelikult jõudma pead. Ja mingid asjad hoiavad meid inimesi kinni. Ja siis on need samad mustrid, see tuttavlik muster, milles sa oled enne olnud.
Ja siis, kui sa juba astud ühe jalaga sinna vaimsesse maailma, iseendaga tuttavaks saamise maailma, siis sinu ümbruskonnast ju inimesed tulevad hästi aeglaselt järgi ja nad ei peagi tulema. Sest tegelikult on see, et me sünnime siia ju iseendaga. Me läheme siit ära iseendaga või iseendast. Vaat nüüd, kes on väga vaimsed ja kes on väga arenenud nendes asjades, kommenteerige, kuidas teie arvates asjad käivad. Mina räägin lihtsalt enda mõtteid, oma avastusi, on ju. See ei ole tõestatud mitte kellegi pool, need on need, mida ma eile täiega nagu läbi käisin oma peas. Ja, võite mind pidada hulluks, kui tahate, vahet üle. Aga ma olen juba ammu, ma arvan äkki 17-18 aastat sellel teekonnal. Aga nüüd ma jõuan kogu aeg nagu tuumale lähemale. Ja noh, mis kõige räigem on see, et vaata, kui ma teen need sünnikaarte lahti, ma enam ei näe ainult numbrid, ma näen numbri taha. Ja ma saan aru, et mul on kõiki neid asju vaja. Te ei kujuta ette, see on lihtsalt hämmastav, see on hämmastav. Kui ma mäletan see, et koolis õpetaja siis on ju, meil oli palju õpilasi seal, meil olid siis need omad õpetajad, veel lisaõpetajad ja kõik asjad ja mentorid ja kuidas neid nimetati. Siis ta ütles see, et kui sa teed 100 suulist klienti, tal ei olnud kirjalikke suulisi, tal polnud sellised formaate, ma isegi ei tea, kuidas nemad seda kõike tegid, aga ma hakkasin tegema lihtsalt oma siinse tunde järgi. Ma arvan, et ma olen inimesi konsulteerinud arvatavasti mingi 300 juba kindlasti, kui mitte rohkem. Ja ta ütles niimoodi, et kui te teete 100 vähemalt ära, siis te hakkate aru saama sellest maailmast. Ja nüüd ma saan aru, et see, mida ma enne sain aru, et see oli nagu selline köki-möki. Ärge nüüd arvake teie, kes te seal saite mingi aasta-poolteist tagasi suulise analüüsi, selle pika, et siis sa jäid millestki ilma. Kui sa mu kanalil oled püsinud, siis sa kogu aeg saad informatsiooni juurde. Ma jagan teiega seda kogu aeg rõõmuga. Et ehk siis teie, kes te pole võtnud endale mingit analüüsi, te ei ole mitte millestki ilma jäänud selles suhtes ainult, kui te pole ise endale nagu niivõrd lähedale jõudnud, täpselt teist. Nii, mis veel tahtsin rääkida analüüsidest? Nii, siis hästi kummaline on see, et osad inimesed, mis ma olen aru saanud, võtavad analüüsi selleks, et ta on uudishimulik. Kuidas see üles ehitatud on? Mõni tahab ainult teada, et mis minust räägitakse. Või kes ma siis olen selline. Kolmandad on sellised, mis ma olen tähele pannud, nad võtavad selle, nad sellega mitte midagi peale ei hakka, see jääb lauasahtlisse. Ja siis on üks kontingent. Seda on väga vähe. Ma isegi ei oska ütelda 0,01% 100 äkki, kes kirjutab, et ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis siis ma vestlen selle tüübiga, inimesega, kliendiga. Ja siis, kui ma ta numbreid näen, mina saan ju väga hästi aru juba, miks ta aru ei saa, eks ju. See ongi üks kõige õudsemaid asju, see, et ma näen õudsemaid asju, aga teate, kuidas ma tahaks nagu nii otsa ütelda. Aga ma arvan, et ma jõuan sinna. Ma ikka filtreerin. Kurja ma veel filtreerin, saate aru, jah? Ma saan väga hästi aru, et ma näen, mis seal on ja siis see, et mis sina näiteks eelistaksid, kas pigem kibe tõde või magus vale? Ma ei tea, kes nii öeldakse või? Ma olen nii palju seda elus elanud, kuidas kogu aeg läbi lillede valetatakse, selja taga ka valetatakse ja siis ise ka veel valetad. On ju? Ja kõik teevad näo, nagu kõik on hästi. Aga siis ei toimu ju arengut, on ju? See, kus kohas mina olen ise ka mentorluses käinud ja igasugused asju teinud, siis kui paljud terapeudid, mentorid, ma ei tea, võib-olla neil ei ole isegi luba antud, mul on selline tunne. Ei ütle sulle otse näkku ära, kui nad näevad. Nad nagu lihtsalt suunavad. Aga minul on selline tunne, ma ei tea, võtke heaks või pange pahaks. Ma arvan, mida vanemaks ma tulen, mida rohkem selle asja sees olen, see rohkem hakkan nagu ütlema. Võt, ja kui sa nüüd tunned, et sina küll ei taha, et mina sulle ütlen, et kes ma selline olen, et ma sulle ütlen, siis ära tee siis midagi selleks. Ja ära taha siis seda. Aga kui sa tunned seda, et sa tahad, et ma sind üles äratan, sa oled vaimsel teel olnud pikalt
oled võtnud erinevaid tehnikaid, ikkagi endast aru ei saa. Teate, kui palju ma nendel koolitustel nägin seda? Ja see on nii kahju. Ma olen hästi emotsionaalseks praegu jälle, ma tunnen. Oodake, ma pean vaatama kella korraks. Väga hea. Mul on kell 9 täna Üllega kohtumine. Me hakkame teile tegema mingit podcasti värki. Me täpselt kumbki vist ei tea, mis me sellest tegema hakkame, aga midagi kihvti on tulemas. Nii, mul on nii kahju nendes, kes on siis, ma olen ise nende inimestega väga palju käinud siis koolitustel. Ükskõik, ma ei hakka isegi koolitaja nimes selles suhtes rääkima. Koolitajas ei ole viga. Absoluutselt mitte. Inimestel on justkui midagi puudu. Nii, siis see, mis mul täna käis veel peast läbi. Ja täna tuleb mingi täitsa moraalitsemise video, nii et andke andeks, ma ei tea. Ehk siis streikige, hakake vastu. Tehke selles suhtes midagi, et te saaksite endal selle kõik välja või olge poolt. Aga minu sisse on kogunenud seda nii palju. Seda, et inimestes on potentsiaal ja nad ei tee mitte midagi. Või siis üritavad ja lähevad tagasi sinna oma vanasse minasse. Nüüd tulevad jaanipäevad, nüüd tulevad kõik sellised kihvtid päevad. Mina ei ole eriti mingi jaanipäevitaja. Ma olen üldse selline natuke teistsugune kummaline inimene. Aga mulle see meeldib. Vahet ei ole. Ja see, mis ma ise olen tähele pannud, nüüd teie ka, kes te elate ükskõik kus kohas te seal elate ja saate kokku, siis selle seltskonnaga, kellega ta ammu kokku pole saanud. Oodake, ma vaatan korraks, kas mu suvikõrvits on välja tulnud. Väga sitkelt tuleb. Ma panin tehti sellisesse kohta, kus tal ei ole mingit korralikku peenart siin, aga ta on väga heas kohas. Tal on ikka, teate, see seemnekoor peal, aga las ta tuleb. Ma tahtsin ära võtta ja siis mul tuli meelde see üks mingi ütlus, vaata, kui liblikas tuleb kookonist välja ja sa tahad nagu natukene aidata, et kookoni lahti, siis ta sureb ära. Siis peab tulema omas rütmis välja ja siis ma mõtlesin, sõrmed eest ära kohe. Ma ei hakka teda päästma, las ta ise tuleb. Ja kusjuures see võrdlus ongi nüüd väga hea inimeste suhtes ka. Meil on igal ühel see oma mingi jube kookon peal, millest me välja ei taha tulla. See vana mina pilt, ehk siis see vana mina. Aga uus mina on ka juba su sees olemas, eks ju? Ja see uus mina tahab räigelt välja tulla, aga siis see asi, et aga mida teised arvavad? Mis nad minust rääkima hakkavad? Ja teate, kui kihvt on see värk. Ma olen rääkinud seda, et ma mingi, ja nina ots läheb märjaks, midagi pole teha. Siis, mis ma rääkinud olen, et ma olen televiisori vabalt elanud mingi 7-8 aastat, no mõni on 20-30, eks ju. Ja need, kes minuga niimoodi tuttavaks saavad, siis nad ütlevad ka, nii lahe. Ja seesama elukaaslane ka. Ma ei vähenda teda üldse. Minu meelest on täiesti chill, lahe õpetaja mulle. No ja siis, kui tema ka minuga hakkas kokku elama, siis ütleb, üldse telekat ei vaata. Ma ütlen, ei vaata, jaa. No siis ta ütleb, aga kui ma vahepeal vaatan, kas on okei. Ma ütlen, vaata, et mind ei häiri lihtsalt, et kui sinu jaoks on okei, et ma olen teises toas, et siis on mulle ka okei. Nii. Ehk siis tema jaoks hakkas minuga koos olema see nagu uus mina. Aga siis ta mingi aeg ütles, et issa, kui lihtne on elada niimoodi, kui telekat ei vaata. Ma ütlesin, no vaata siis, kui vahva. Et muidugi tuli meil aeg-ajalt selliseid hetki, kus me võtsime lihtsalt enda jaoks sobiva seriaali lahti soomekeelse ja siis me vaatasime seda. Ja miks ma seda teadlikult teen, et ma ei vaata neid asju, siis no elukaaslane on üks maitse, mul on üks, on ju, ja me peame siis leidma sobiva. Mina olen väga tugevalt nagu selle arengumaailmas ja tema on natukene sinna, selle vana mina juures. Ma ei oska teile nagu paremini seda seletada. No ja siis aeg-ajalt meil ei klapi ja siis ma tõusen nagu püsti lähen minema. Mulle näiteks ei meeldi uudiseid vaadata üldse. 0. Sporti ei jälgi. 0. Okei, ma võin olla mingi väga imelik, aga tõsiselt ei ole nagu minu tassteed. Absoluutselt. Ja temal on väga kindel laks, et ta peab olema 9:30 vist on äkki Soomes need uudised või 9, ma täpselt ei mäleta telekadega. No väga hea. Ma siis askeldan nii kaua kuskilt teen mingeid muid asju. Ja nii meil on. Me saame väga hästi hakkama selles suhtes. See, mis ma olen tähele pannud, siis mul on veel paar sellist tuttavat sugulast, siis ütleme äkki, kellega ma siin suhtlen aktiivsemalt. No minu aktiivsus on äkki 2 korda kuus.
megaaktiivne. ja siis nad ka, et mingi teatud kellaajal ei saa neile helistada, sest nad vaatavad Reporterit. All right, vaatad Reporterit ja siis, kui nii harva või tihti, kui me räägime, siis ma saan ju väga hästi aru, kus ta kinni on. nii, okei. Ja siis ongi see, et peab filtreerima selleks, et mitte haiget teha. Näed, läksin jälle nagu ühest teemast teise. Kas te olete ka seda tähele pannud? Ja noh, selles kohas, kus me nüüd elame, siis elukaaslane vaatab väga tihti telekat ja ta on turvaliselt oma vanas minas tagasi. Ja siis ta ütleb, miks sa ei vaata telekat? Ma ütlesin, et aga ma seal vanas kohas ka ju ei vaadanud telekat, et see on okei, ma lihtsalt ei vaata seda. see on nii naljakas. Kuidas, nüüd ma olen tagasi teema juurde, kuidas see kuradigeeris ja siis see hingemaailm, inglimaailm kohtuvad jälle uuesti. Ja vot niimoodi eile Kadriga vesteldes me leidsime, õigemini ma juba ammu ise tean, kus mind veel hoiab see must energia kinni. Ja see oli nii huvitav. Kui me selle nagu läbi rääkisime, siis tead, ma täiega tunnetasin seda. Vau! Ja siis, kui oli see meie Minapildi mentorluse programmi see kokkusaamine eile, meil on seal nii lahe punt, nagu mega lahe punt. Ma arvan, et te tulete veel selles kõiges kuulma natuke suuremalt. Vaatame, mis Kati välja nuputab seal. See on nii huvitav, see on nii huvitav. Vot, siis seal ma sain juba väga hästi aru, sest me tõime eile, meil oli hästi lahe jagamine, igaüks rääkis siis oma nendest surnud punktidest. Ma ei tea, see ei ole surnud punkt, aga see on see koht, kus vanast minast tuli uus mina. Et mis asjad olid need, mis me elus tegime, mis kannapöördeid. Ja teate, meil on vist kõige noorem on äkki 15-aastane seal. Et meil on hullult lahe punt. Ma ei tea muidugi, kes meist kõige vanem on. Ma arvan, aga ma ei tea, kui vana see on. Meil on nii lahe punt seal. Ja ma olen nii tänulik Katile, sest Kati kutsus mind sinna. See oli jälle selline asi, teate, kui ma räägin, jagan teiega ka seda lugu. Ma olen Kati programmides enne ka olnud. Ja siis, kui Kati selle välja kuulutas, siis ma vaatasin seda ja mõtlesin, et issand, kui lahe oleks nagu sinna minna. Ja siis ma mõtlesin ja siis ma mõtlesin seda, et kurjam, et mul on kuidagi nii palju teha kogu aeg ja just see, et elukaaslane ütleb, et mul on nii vähe aega olla lihtsalt niisama. Ja siis, et ma mõtlesin, et okei, libistame selle lihtsalt mööda, las ta olla. Et kui ta minu juurde tuleb, see programm, siis ta peab tulema järelikult uuesti. Läks mingi aeg ära ja siis Kati kirjutab mulle, tšau Merike, nägid seda või? Siis ma mõtlen, nägin. Ja siis ta ütleb, tead mis, meil on just numeroloogia puudu sealt. Et numeroloog, et oleks nagu eriti lahe, kui sa ka tuleksid meiega sinna. Ja siis ma mõtlen, et all right. Esiteks täiega au, et Kati kirjutab mulle ise. Ja teate, üks minu unistutest läks täide siis, kui Kai Oja programmis, kui ma kunagi olin seal kas Tirris või Kai Oja tegi mingeid väiksemaid asju, siis Kati Torim käis seal esinemas. Ja siis ma vaatasin, mine pekki, kus on naine. Nagu lihtsalt ütleb otse omadega, üldse mitte midagi, pabista, valmis. Niimoodi trigerdas ära, et saad aru, pärast ma mõtlesin, mis asja nagu, ta räägib täiega tõtt. Aga kõrval on nii valus kuulata, vaata. No niimoodi, ja siis ma mõtlesin, et nii lahe oleks nagu rohkem temaga tuttavaks saada. No ja see oli see lahe, kui ta kirjutas mulle, et Merike, et äkki tahad ka tulla. Muidugi tahan. Täiega tahan. Aga teate, see oli see asi, et umbes, et no ei tea. Et lihtsalt, et aega niigi ei ole ja nii edasi, aga seda Katile ma ei öelnud. Ma ütlesin muidugi, jaa, tulen. Siin ma olen ja siis järelikult ma hästi pikalt tegelikult usaldan seda, et universum millegi pärast lükkab mind kuhugi. Nüüd mul on täna hästi mina video, andke andeks, aga teate, ma pidin selle kõik välja rääkima. Nüüd ma tahan teile seda ütelda, kui palju sina oled neid samu asju oma elus tundnud, kogenud, võidelnud, ma ei tea, kas see sõna on õige, vahet ei ole. See, et sa justkui lähed juba valguse poole, sa lähed justkui sinna poole, kuhu sa tunned, et sul on täiega mõnus. Ja siis, nii nagu ma tõin jaanipäeva näiteks, eks ju, või mida iganes, sa kohtud seal läbi teiste oma vana minaga
ja sulle see ei meeldi. Aga sa ei tee ka mitte midagi, sa langed sinna tagasi. Vot. Kommenteeri siia, ole hea. Ma väga tänan. Ma ei tea, kuhu ma veel tahaks minna. Ma pean tegelikult tuppa minema, seepärast, et Üllega on meil varsti kohtumine. Ja meie tirtsud on kõik siin. Memme tahtsin ka kutsuda, aga memm põtkis vastu ja ei tahtnud tulla. Ma mõtlesin, et las vana hing olla seal rahus. Tegivad kõik omad asjad ära. Tegivad, issand, mis murdes ma räägin. Võt niimoodi. Selline värk on siis sellega. Tuli selline Honolulu mingi jutt siit välja, aga see, mis ma tahtsin teile ütelda. Mul on väga-väga tugev tahtmine teha veel paar sellist huvitavat teenust välja. Mul täiega eile röökis minu sees paar asja, nii nagu ma ütlesin, kuidas ma Tallinnas autos istudes saan täiega plahvatuslikku inspiratsiooni, et ma pean need asjad üles panema ja need on täiega inimeste lemmikuteks jõudnud. Ehk siis, küll te tulete kuulma ja nägema, mida ma siis välja mõtlen. Need on sellised 2 natukene pikemat asja mitme kohtumistega ja tegelikult üks, mis nüüd on palju on küsitud, et aga kui ma tulen sinna häälsõnumite ja videote sinna analüüsi, kas ma kirjalikku ka saan? No ei saa. Aga nüüd ma mõtlesin, et kuna seda on nii palju küsitud ja järelikult sellele on soovi, ma teen sellele ka ühe sellise kombo-värgi. Komboteenuse. Siis ühe teenuse, mida ma mõtlen, aga sellel on ka nii palju juba küsitud. Siis võib-olla sellise kombosüsteemi, et kombo tähendab seda, et tuleks veitsa soodsamaks, kui võtta lihtsalt kõik need ükshaaval jupi kaupa. Selline, kus me kohtume äkki 2 või 3 korda, võib-olla 4 korda, ma vaatan seda, kuidas ma enda peas selle oma intuitsiooni ja oma tunnetusega paika saan. See on, ma ei tea, kas mentorluseks nimetatakse seda äkki või. Et saad aru, et kui sinu sees on need protsessid nüüd ära käinud, sa oled endaga tegelema hakanud ja sa tahad justkui nagu mingit pushi saada. Kes nüüd on kuulanud minu jutte, kes on minuga koos kokku saanud, siis ega ma vakka ei jää. Mul on nagu omast arust väga hea meetod, kuidas see tuleb südamest, sellepärast, et see, et kuidas teid nagu tööle panna, aga töö peate tegema teie ise. Mul ei ole mingit sellist süsteemi, vaata, nagu on nendel, teatud inimestel on igasugused süsteemid ja värgid ja särgid. Mul ei ole seda, mul on lihtsalt elu on süsteem olnud. Elu ja see, et lihtsalt kuna ma näen teie numbrite taha, ma näen teie sisse. Ja nagu ma ütlesin ja ma olen palju kordi öelnud, et mul ei ole vaja tunda sinu nime ja perekonnanime ja kus sa elad. Ma ei pea sind nägema isegi füüsiliselt, aga kui ma näen su numbreid, milleks nad võimelised on. Ja mul piisab korraks su nägu näha. Okei, kui sa nägu ei näita, ma näen sinu kirjutamise stiilist. Ma loen nii palju informatsiooni sealt juba välja, et teate, mulle selline tunne, mu mees ütles keele, et sa oled mingi maag. Ei ole, ma olen täitsa tavaline inimene. Ma olen küll maag. Ma hakkasin aru saama, et ma näen nii palju. Ja see, kui ma ütlesin, et ma mitmes kohas öeldud, et mina ei ole mingi kanaldaja. Aga nüüd, kui ma olen saanud kokku selliste vahvate inimestega, keda ma täna olen videotes mitu korda maininud, keda ma olen nüüd jälginud, siis ma sain kinnituse, kes ma olen. Ja ma nüüd enam ei karda seda endale tunnistada, et jah, tõepoolest ma tajungi rohkem, kui ma tegelikult siiamaani endale olen seda lubanud. Ja teate, siis kui ma saan ühest sellest pisikesest asjast ka lahti, mis mind veel see, ütleme, must egregor hoiab veel minus kinni, võt siis läheb alles elu lahti. Sest see, et ma siia elama tulin, ei ole juhus. Võt niimoodi. See on hoiatusvideo. Järelikult, ma ei tea. Teate, kallikesed, kommenteerige teie, mis teie elus on toimunud, millal sina oled kokku saanud viimati oma vana minaga mingi läbi seltskonna, võib-olla läksid kodukanti, ükskõik kus sa ka ei ela, võib-olla elad praegu Tartus, käisid korraks seal, ma ei tea, Jõhvis võib-olla kunagi elasid. Kommenteerige siia, hästi emotsionaalne, ma lihtsalt tulin teiega vestlema. Ma ei oska mitte midagi muud selles suhtes öelda, kui lihtsalt armastage teineteist, üksteist, iseennast, hakka iseendast pihta.
usu iseendasse, see on kõige olulisem asi, usu iseendasse. Ärge laske ennast teistest inimestest mõjutada. See on see, mida ma olen teinud peaaegu 45 aastat. Ja ma olen kogu aeg aru saanud, et see on nii vale, ma lähen nii emotsionaalseks, okei, ma rahunen maha, meil on Üllega kohtumine kohe. Nii, Ülle Puu. Baba, kõik on hästi, minuga on kõik hästi. Okei, tšau.